Mida sa ei tee enam, mida sa varem tegid? Ma arvan, et üks nagu asi, mida nagu aega kogemus on nagu juurde andnud, on nagu sihuke otsustamiskindlus ja see, et tegelikult ka, kui ikkagi nagu inimesega rahul ei ole, siis üldiselt on parem, ei juhtu midagi. Et päris pikalt oli nagu see hirm, et kuskil on mingi võtmeinimene, kui sa nüüd teed lahku lähevad, et siis nüüd küll vist midagi nagu puruneb, ja et mis siis edasi saab, et see on nagu see, mis sa oled nagu mingi 3-4-5 sellist muutust nagu teinud, ja vaatad tegelikult, sul on siis mingi paar kuud segadust, tegelikult pärast seda läheb nagu palju paremaks, et see võib-olla see kindlustunne, et kui on tõesti probleem, siis mine paranda see ära ja tegelikult on palju parem tunne, kui nagu vegeteerida ja mõelda, et see on võib-olla üks asi, mis on nagu juurde tulnud, mis on puhtalt nagu selline kogemuse teema, et ja mis veel vigade poole pealt, välisturgudele mineku koha pealt võiks nagu seda öelda, et selgelt ei tohi nagu ala või üle hinnata seda nagu telefonimängu probleemi, et see nagu message, mis kohale jõuab, on nagu päris tilluka sellest, mis sa nagu räägid, et täna ma julgeks nagu küll öelda, et ikkagi aasta aega istud nagu seal ja siis võib-olla ehk saab asja, et liiga optimistlik ei ole mõtet nagu olla meie äris, et nagu lähebki tööle. Võib-olla need on nagu kaks ükst asja, mis nagu tagantjärgi vaadates nagu võib-olla oleks võinud teistmoodi teha.